Juhuu! Verrev. No. Ma ei hakka seda kordama, sulle ei meeldi see? Ei. Nii, kes sa nüüd siis oled siis? Toomas. Toomas Verrev. Sina ja raamat ja öö. Mul assotsieerub ikkagi ainult üks asi sellega seoses, et kas siin seksist ka räägitakse? Sõltub loost. No jaa, aga sina. Minu loos ei ole mingit seksi. Nii, millest sa räägid? Kas sa räägid üksindusest, kurbusest, õnnest, kurvastusest, tööst, ööst? Ma räägin pigem ööst. Räägin mehest, kes toi ja natuke bioloogiast. Nii, palun. Nimelt mul on bioloogiatunnist üks lause meelde jäänud. Ma võtsin selle lause, mängisin selle lausega mingi loo sinna taha. Nii, aga ütle see lause nüüd kõigile. Makrofaagid on leukotsüüdid, mis fagotsiteerivad. Ja see on ainukene asi, mis sul bioloogiatunnist meelde jäi, ma saan aru. Üks vähestest. Nii, ja mis see tähendab? See tähendab, et valge verelibed Söövad punased. Söövad on need, kes õgivad. Õigemini need valge verelibed, mis õgivad, on makrofaagid. Nii, ja punalibed faagos tuleb õgima, tuleb sellest. Ma ei tea, kuulake lapsed. Aga punane verelible, nagu mina, valged söövad kõik ära. Sellest ei ole juttu siin. Okei. Aga minu lugu on selline lõbusam lugu. Ma mõtlesin, et ma olen nii tõsiseks muutunud, et teen mingi lõbusam loo. Et ma just seda tahtsingi küsida, et ööga assotsieerub inimestel tihtipeale selline üksindus, kurbus, no okei, me rääkisime seksuaalsus, aga ikkagi nagu öö on selline tume ja tihke ja natuke masendav. Et ma eeldan, et enamus, ma ei tea, kas sa oled teiste lood ka siin läbi? Ei ole. Ei ole? Okei, siis... Just täna sain alles. Okei, siis on nagu vale küsida. Olen mõned ööd läbi elanud. Üksinduse ööd. Okei, ühesõnaga selline jah, ei lähe isiklikuks. Öö on vaikne aeg, saab mõelda, nii et äge. Aga tihtipeale paljud inimesed kardavad ööd. Et no okei, räägime nüüd sellises võib-olla nagu madalas astmes inimesed kardavad vaime ja kummitusi ja ongi see üksindus, mis on nagu kõige hirmu eratav inimeste jaoks, aga et ei taha öösel üksi olla. Et kuidas sinu küll? Võtad kass siis. Kui kassi pole, kui on kassi allergia, võta koer. Loomulikult, kui koera ei taha koeraga bussil käima, võta hamster. Mul on nagu see kontseptsioon natuke võõras, et miks öösel üksi ja miks hirm. Et ma nagu ei tea. No ma räägingi, et osadel inimestel on, et näiteks kui mina olen üksi öösel majas, siis ma räägin, vaata, küsimused tulevad ikka küsija enda kuskilt mingist hingesopist. Ehk kui ma olen üksi öösel kuskil majas, siis see öö, vaata päeval on kõik trillalla, aga öö nagu paneb sellise musta mütsi pähe ja tekib selline nagu kergendus kõhedus. Aga mis majas sa oled? Ma ei saa öelda. Okei. Sa võid telefonile vastata, kui keegi väga oluline helistab. Aga ma tahtsin küsida, et siin on nagu 18 inimest on kirjutanud sellesse raamatusse. Kas sind ei hämmasta, et see raamat on tohutult õhutav? Et miks te nii lühikesed lood kõik kirjutasite? Kas sul ei ole mitte midagi nagu öelda? Sa tahad öelda, et sinu lugu oli kõige pikem? Ei, ma tahan seda öelda, et sõltub paberi paksusest. Jälle. Krister ütles täpselt sama juttu. Raha ei olnud, et paksemat raamatut teha. Kuule, ma ei teinud talle eelarvet. Okei, aga... Täna ma olen hästi ebalev, sa näed. Ma näen jah, sa ei tea nagu mitte midagi. Sa oled natukene pettu. Ma tean. Sa vaatad seda raamatut ja sa oled nagu midagi natuke nagu... Sa oleks tahtnud nagu võib-olla... Näe, ma oleks nagu oodanud, et 18 inimest kirjutab raamatut, et sellest tuleb nagu midagi taolist. Siin on nagu võrrelda, siin ei ole nagu... Vaata, see on natuke nagu, võib-olla nagu pressiteadetega ka, et mõni pressiteade on 6 lehekülge, aga nagu mõtet ei ole. Mõni on 2 sõna ja ka... Sa ei saa võrrelda ajakirjanikke ja kirjanikke, et siia on ikkagi kirjutanud Maimu Berg, Jüri Pino, Petrone, Kõusaar, Ado Jaan
inimesed, kellel kindlasti oleks Kostovka, sorry et nendel oleks kindlasti nagu midagi rohkemat öelda, et kas ei tundu nagu natuke haltuura, et paluti kirjutada, kirjutasin kah, vaata mida üks on ja vaata mis üks on kirjutanud, üle lehe on lihtsalt nagu 3 rida 4 tsüklis et ütle, et sa oled pettunud ja see raamat on nii õhuke. Mulle meeldib see raamat kindlasti, ma ei ole küll, kujundus on äge, mulle meeldib see logo siin ees. Nii, näita logo. Seda ei näe mitte keegi kusjuures. Nii. Kihvt disain. Minu lugu on teine jälle. Oleks tahtnud olla esimene. Ei, 3. See on ka oluline, kui pannakse nii mitu kirjanikku nagu ühte raamatusse, et kas see on oluline, et mitmendana, kui oleks viimasena olnud, see oleks ka nagu okei. No ühesõnaga, ma küsin lõpetuseks, millest see lugu siis räägib, see sinu lugu, see nagu, ma segasin vahepeal vahele, et ma ei jõudnudki selle pointini. Minu lugu ei ole realistlik lugu. Nii, et see on nagu meelte pette ettekujutus. Jah, aga minu ettekujutus. See räägib ühest Eesti mehest ja tema otsingutest, kellel pole minuga mitte mingit seost. Ja ma tegin natuke nalja ka siin ühe inimeste rühma üle võib-olla. Sa, Krister, tule siia palun. Tuli veel autoreid juurde. Tuli jah? Jah, ma võin suunata siia. Aga siia ei saa suunata, sest see tool kukub kokku. Okei, aga sa oled selline hästi ümmargune inimene, et selles mõttes, et kui ma nüüd tahaks seda raamatut müüa ja ma tahaks seda osta, siis sa pead nagu midagi, sa pead mingi kondi andma need inimestele järada. Ütle midagigi. Osta. Ütle mingi lause, mis sa oled siia kirjutanud, mis on selline, et yes! Et see erutas mind, et nüüd ma sain nagu selle attachment'i, et sa ei mäleta, sa kirjutasid, sa olid nii purks, sa olid terve öö joonud veini, sa surasid midagi kokku ühe ööga ja andsid selle Kristerile üle ja nii oligi. Päris kannatust. No loe üks väike lõikuma. Kuna ma pigem ei loe, ma ikka pigem ei loe. Tead, miks ma ei loe? Siis kui ma ette loen või kes siis mõtles seda raamatut? Ei, ma tahtsin nagu ühte lauset, ühte mingit väikest pisikest sellist nagu magusat palas. Okei, ma ütlen vähemalt, et see on üks magus sümbol, mis on. See on Mart Helme portree seinal, mida vaatab peategelane iga hommik. Okei, see on juba midagi. Miks peaks olema inimesel kodus pea kohal Mart Helme portree? Seda ma ootasin. Sa kohe aru ei saa. Okei, aga palju enne? Sulle.